2020. aastal tähistas Kaarli kogudus ja Kaarli kirik oma sünnipäeva ja sellega seoses me andsime välja jutluse raamatu. Ja selle jutluse raamatu üheks mõtteks oli see, et me kogume sinna kokku Kaarli koguduses töötanud lühemalt või pikemalt erinevate õpetajate jutlused. Ja üheks mõtteks sellega seonduvalt tuli ka see, et kui me koguduse juubeliaastat tähistame, siis võiks ju lausa nende õpetajatega, kes on elus, kes on Kaarli koguduses pikemalt töötanud, et võiks nendega teha väikese intervjuude tsükli. Ja täna mul on külas õpetaja Mihkel Kukk. Tere, Mihkel! Tere! Ma mõtlesin, et ma hakkan ennustama. Tohib? Tohib. Ma nüüd täpselt seda aastat ei mälesta, millal sa siia tulid, aga ma ennustan seda, et umbes 1980. aastal läksid sina õppima Usuteaduse Instituuti, olid tubli viks ja viisakas õpilane, tegid ära ühe teatud hulga eksameid ja siis Kaarli koguduses tekkis vajadus, et oleks vaja esimesel pihtkonnal õpetajat. Ja siis sulle tehti ettepanek tulla esimese pihtkonna õpetajaks ja siis sa siia Kaarli kogudusse esimese pihtkonna õpetajaks tulid. Ma pakun aasta oli siis 1983. Palju ma mööda panin? No nii, hakkab algusest siis peale. Et esiteks 1980 ma olin veel Nõukogude armees sõjaväes, sest ma olin pärast keskkooli lõpetanud ka Tallinna Polütehnilise Instituudi. Seal ei olnud mul sõjalist õpetust sees ja siis ma pidin 1,5 aastat siis teenima sisustavat Nõukogude armeed. Ja tulin siis 81. aastal tagasi ja siis tuli leida oma koht, et mind eriti ei huvitanud ka see, mida mul tipikoolis nagu majandusalal anti ja ma teadsin, et ma nagunii ei hakka ilmselt sellega kunagi leiba teenima. Ja siis 81. aasta sügisel, novembrikuuses, sain kõigepealt tööle Tallinna Pühavaimu koguduse kantseleisse, kuna seal oli parasjagu kantseliametnik minemas pensionile ja sealne kogudusõpetaja Jaan Kiivit ja juhatuse esimees Gustav Kivirand olid siis nõus mind hea meelega vastu võtma. Nii ma siis töötasin seal kuni 83. aasta kevadeni. Aga jah, tõepoolest Usuteaduse Instituuti ma asustusin ka alles 81. aastal ja juba 82. aasta märtsis koputas Pühavaimu kiriku ukse peale, kui ma parasjagu seal kantseleis tegin sealset tööd Tiit Salumäe Haapsalust, kuna tema senine praktikant Jaan Jaani oli ordineeritud õpetajaks Viru Nigulase ja tal oli vaja asendajat või sellist abilist, kes tal oleks siis nii-öelda võtta, kui tema käib Leningradi lähedal Puškini Ingeri-Soome kogudust teenimas. Nii et selles mõttes on huvitav isegi see fenomen minu jaoks, võib-olla on ainukene Eesti Luteri kirikus, kes määrati praktikale Tiit Salumäe juurde enne, kui mind immatrikuleeriti, enne kui ma üldse matrikli kätte sain. Kuigi ma olin mõned eksamid tegelikult juba siin teinud sissejuhatuseks, aga ametlikult vastu võeti alles siis. Nii et mõnikord käib asi ka vastupidi, nii et tollel ajal Nõukogude ajal, kus me olime, elu oli üldse natuke teistpidi ja paljud vaimulikud saidki tegelikult tööle, kui ei olnud ka võib-olla sellist oma keskharidust isegi ja oma tööga, oma sellise praktikaga olid vennaste koguduse lugijad vennad, nii et nad ordineeriti algul aseõpetajateks ja mõned said isegi pärast veel ristiki kaela. Nii et see oli selline aeg, kus tööd oli palju, aga töötegijaid oli vähe. Ja mis puudutab seda Kaarlisse tulekut, siis tõepoolest see oli ka selline nii-öelda täiesti üllatus minu jaoks, et minu käest ei küsitud seda üldse, kas ma tahan tulla, kas ma olen nõus, kui mind 83. aasta 12. aprillil ordineeriti koos 3 ametivennaga, Algur Kaerma, Tõnu Linnasmäe ja Heino Nurgaga, siis ma mäletan, kui ma olin konsistooriumi eksamil parasjagu, siis peapiiskop Edgar Argi ees oli siis paber, kuhu ta tavaliselt kirjutas sinna juurde, et siis kuhu tõenäoliselt see õpetaja siis läheb, mõned teadsid vette ka. Ja ma vaatasin üle siis selle õla, et minu taha oli pandud Jüri kogudusel tollal ilma vaimulikuta ja küsimärgiga. Tiit Salumäe on rääkinud, et ka tema puhul oli otsus ära tehtud, et ta peaks tulema Kaarlisse,
aga tollane usuasjade volinik oli nii-öelda pannud käe ette, et ta ei saanud tulla ja siis toodigi sind siia Kaarlisse. Ja vahepeal oli veel nüüd esimese Pihtkonna õpetaja nii-öelda asendajaks Nissi koguduse õpetaja Endel Kuulpak. Ja nii kummaline kui see oli, siis selle samal 1983. aasta veebruarikuuses siis vabastati Endel Kuulpak, nii et vabastati siis, võeti tööle üks õpetaja, vabastati 2 õpetajat ja auk jäi ikka sisse samamoodi. Ja siis ei olnud midagi muud, oli vaja leida siis keegi, kes selle augu ära täidab, et Edgar Vaikmäe oli siis üksinda siin kogudusõpetajaks, käis natukene üle jõu talle juba vanem mees ja siis ilmselt konsistoorium vaatas, et vaba inimene, nagu ma olin alles ordineeritud, ei olnud saadetud ka veel konkreetselt koha peale ja konsistoorium langetas siis maikuuses selle otsuse ja kui ma läksin siis peapiiskopi jutule, küsisin, et kuidas siis, mis mind ees ootab, ütles, et lähed sinna tööle, et siis näeb, kui küsisin, kui kauaks, siis ütles, et sügiseni vähemalt. Nii et 15. juunist 1983 ma sain siis ametisse ja mind tõepoolest siis kinnitati kui ajutiseks asetäitjaks, mis mõneti oli mul natuke lihtsam. Mul ei olnud väga palju ka voliniku aparatuuriga pistmist, ma olin lihtsalt nagu kohatäite lihtsalt ainult, et keegi ei pidanud hakkama mind ja minu tausta niimoodi uurima. Ja 83. aastal siis, ütleme, sisulises mõttes sa tulidki esimese Pihtkonna õpetajaks või... Sisuliselt jah, sisuliselt, sest tollel ajal olid meil nii-öelda ametlikult Kaarli kogudusel oli 3 Pihtkonda, oli esimene Pihtkond ja siis oli teine ja kolmas Pihtkond. Teine ja kolmas oli juba varem kokku löödud. Ja tegelikult nad olid nagu koos, eks ole, nii et oli esimene Pihtkond ja teine Pihtkond. Ja tollel ajal oli siis niimoodi, et esimese Pihtkonna inimeste puhul siis talitused alates ristimistest, leeritamised olid muidugi koos. Laulatused olid ka, kui ei olnud kirikuga otseselt varem seotud, mõned tulid alles siin ristida, leeritada enne siis parasjagu, kes kantseleis oli, kes vastu võttis, aga matused olid küll tavaliselt niimoodi, et kui proua Rätsep oli siis kantseli ametnik, siis tema tavaliselt siis küsis, et mis Pihtkonnas on ja siis saatis siis kas siis minu või Edgar Vaikmäe juurde või kui oli üks meist siin kohal, siis tavaliselt tegi seda teise Pihtkonna omad ära. Mina mäletan seda, see oli veel, Pihtkonnad vist kaotati 92. või 93. aastal kuskil kiriku selle põhikirja vastuvõtmisega. Aga mina mäletan seda, et meil leerilastel 89. aastal oli küll korraks see elevus, kes me noortega siin koos olime, et kuhu Pihtkonda me satume. Ja siis ma mäletan, et see Pihtkonda jaotus oli enam-vähem niimoodi, et kui sul oli nagu mingid sidemed ühe või teise Pihtkonnaga, siis oli nagu automaatne ja siis, kui sul sidemed ei olnud, siis enam-vähem jagati 1-2 või vaadati. Või anti valida, aga ma olen niimoodi, et anti inimeste valida, et kui tema tahaks minna, aga vaevalt inimesed teadsid. Kui mälu mind ei peta, võin eksida, aga minu meelest meil juhtuski niimoodi, et mina olin teises Pihtkonnas, kuna minu juured olid seal ja siis Signe, kellega me hiljem abiellusime, siis tema sattus esimesse Pihtkonda, nii et niimoodi see jaotus omal ajal oli, kuni siis Pihtkondade kaotamiseni. No mis see tööpõld siis ootas ees 83. aastal? Kas mäletad ka palju sul näiteks ametitallitusi seal 83. aastal oli? Vootele Hansen on rääkinud enam-vähem seda, et 80. aastate keskpaik oma liikmeannetajate mahu mõttes on sarnane, mis tänasel päeval natuke üle 1500 kandis, et tegelikult isegi 80. aastatel oli kuskil 2000 kanti peaaegu, et nüüd isegi võib-olla natuke allapoole langenud. Aeg on natukene palju mööda läinud, et enam ei mäleta neid numbreid. Aga suurusjärgud olid, see oli ütleme nõukogude aja lõpuperiood ja siin linnas hakkas juba tunda andma, et mingisugused muutused toimuvad ühiskonnas, et maal võib-olla ei olnud. Ma mõtlen kas või seda, et hakkasid juba ka leerid natuke suuremaks minema, ristimisi tuli juurde, ka matuseid oli päris palju. Võib-olla neid on siin, nõukogude ajal olid matused ainukesed, mis enam-vähem ikkagi vähemalt toimetati ja sooviti teha. Nii et need muutused, mis mujal algasid kusagil 87 või 88 tegelikult oli selline nagu suur pöördemoment, ma vaatan kas või ma praegu Rapla kogudust, siis enne seda olid ikkagi veel suhteliselt madalad arvud ja siis järsk tõus, 9. laine tuli. Aga siin hakkas natukene varem see lainetus juba peale ja tõepoolest selline pidev jumalateenistused pühapäeviti, kus mis pidasime tavaliselt koos, mõlemad õpetajad. Ja siin samas Käärgamas, kus me praegu istume, olime siis hommikul enne jumalateenistust juba siin laua taga, kirjutasime üles armulaualisi, mida praegu enam ei tunta. Meil tuntakse veel, meie veel kirjutame. Aga inimesed tulid siis ka niimoodi, et siis oma õpetaja juurde ja siis panid ennast kirja ja teinekord, kui üks õpetaja oli, siis ta pani mõlemad kirja, nii et see oli selline
kohustuslik moment, et sa ei saanud siis nagu teenistuseks otse niimoodi ette valmistada, sa pidid nagu inimestega tegelema, aga see oli väga hea moment, et sa õppisid tundma inimesi. Nimed ja näod said palju rohkem selgemaks kui võib-olla praegus olukorras, kus inimesed tulevad küll. Sa võib-olla võtad nad igal pühal armulauale, aga sa ei oska nime nagu alati kokku panna. Jaa, et see on üks selline huvitav fenomen küll jah, et meil siiski see veel säilib, kuigi ta ka iga aasta nagu kukub selles mõttes, et sa pead ikka meelde tuletama, eriti kirikuaasta lõpus, et seniajani meil põhikirjas on see täieõigusliku liikme staatus ikkagi olemas ja meie jah, paneme ikka veel truult nagu kirja. Et ongi huvitav, et meil selle pandeemia aasta tõttu, kui neid jumalatunnistusi oli vähem ja aasta lõpus veel eriti, siis meie täieõiguslike liikmete hulk kukkus 1000-lt kuskile 500-le tänu sellele just, et paljud inimesed ei olnud ennast armulauale kirja pannud, nii et nii ta läks jah. Aga kui nüüd seal korraks selle 80 aastate nii-öelda lõpupoole mõelda, siis nagu sa ütlesid, asi läks nagu jõudsalt nagu ülespidi ja noh, tulles ise siia leerikooli, siis mäletan ise, meie leerirühm oli üks esimesi 89. aasta kevadel, kus meid oli umbes 120 ja meie leerikursus kestis täpselt 4 nädalat, sellepärast et tung leeri oli nii suur, et järgmine rühm, mis alustas ma ei mäleta, kas see oli nüüd maikuuses või oli see juuni algul, aga kes järgmine alustas, siis see rühm oli juba 200-ne. Nii et sealt edasi olidki sellised ikka väga-väga suured leerikoolid. Ka ilmselt teiste ametitalituste tõus, kas sa mäletad, palju sul võis olla talitusi näiteks 90. aasta, ma ei tea, suvel, palju sa laulatasid? Noh, ikka mitukümmend, tähendab 3-40, ma arvan, võis vähemalt olla, võib-olla siis teise ja kolmanda pihtkkonnaga oli võib-olla natukene väike vahe vahel, no sõltub ka sellest, et noh, kui kes parasjagu kohal oli, see võttis need talitused vastu, siin ei tehtud sellist ranget vahet, aga tõepoolest jah, see aeg oli ikkagi ääretult pingeline, ega noh, ütleme muud asja, eriti ka õppetöö, mis oli ju, meid saadeti ju ka nii-öelda poole õppimise pealt siia, pikaks ajaks jäid ka need sinna paika ja alles hiljem, kui ma läksin Raplasse natuke rahulikuma elu peale, kus need numbrid hakkasid, seal olid ka muidugi hästi suured numbrid enne seda, kui mina läksin sinna, nii et siis sai hakata juba nagu iseendaga ka tegelema natukene, et see oli samasugune probleem, et sa pead kogu aeg laskma, aga sa ennast ka laadida saad, et see on omaette küsimus, et vaimuliku puhul on see ka väga oluline. Jaa, ja see aasta, need ajad olid väga selles mõttes tormikad, mis sinu kaariloleku nii-öelda lõpuaega jäid. Kui sa nüüd korraks mõtled tagasi sellele ajale, et noh, hästi lihtne on küsida, et kas oli huvitav aeg. No ilmselt oli huvitav aeg tagantjärgi vaadates, sest... Õpetlik. Ma ütleksin niimoodi, et ja näiteks Ella Teder ja kes oli ju väga fenomenaalne organist, mida ma siiamaani nagu mõtlen, et organist, kes võtab ette vana lauluraamatu, siis ei olnud veel seda uut lauluraamatut 80. aasta alguses, ilma nootideta lauluraamatut, aga ta on ise Köstri perest üles kasvanud, temal olid laulud ju kõik selged, peast mängis ja ta ei mänginud mitte nooti, vaid ta mängis laulu. Ja seda oli alati väga hea ja väga niimoodi huvitav jälgida, kuidas üks inimene suudab niimoodi teha ja kui on vaja siis võimendada, kui on vaja siis paisutada ja kui on vaja aeglustada, kui on vaja kiiremini teha, et kui nüüd teised organistid vahel olid ka, et siis see vahe oli ikka päris suur. Ja tõepoolest nemad ütlesid ka, et minule noorele inimesele siia, et see on väga hea kool sellises suures koguduses näha, mismoodi töö käib ja mismoodi jaotatakse, mis on head, mis on vead, eks kõiki sai näha. Mingil moel on see tänase päevani säilinud ka, et siin repliigi korras siin öelda, et kui mul on käinud praktikandid praegu, siis on ka hästi hea neil olnud see, et sageli võib juhtuda, et ta võib ühe päevaga saada kõik talitused nii-öelda praktika mõttes kätte. Et võib täitsa vabalt olla see, et on ühel päeval matus, ristimine, laulatus ja ongi, ütleme, suur osa talitusi nagu ühe päeva sees ära nähtud, nii et jah, et siin see, ütleme, tempo on kõvasti alla läinud, aga ikkagi jagub. Aga peale selle, et oli õpetlik, kui sa nüüd korraks võrdled seda nõukogude aega ja võib-olla selle nõukogude järgset aega, et siin mõni vaimulik on isegi öelnud seda, et nõukaajal oli vaimulikul lihtsam töötada kui tänasel päeval. Oled sa sellega nõus või mitte? Sa oled nagu mõlemat poolt nagu näinud. Jah, seda küll. Et ma olen mõtisklenud, mis oli nõukaajal võib-olla lihtsam ja võib-olla kergem vaimulikul.
Noh, jah, võib-olla see, et kui sa läksid teinekord ka matusele, tavaliselt vahel tuldi ka järgi ja siis sageli imestati, et noor inimene ka, Tallinnas polnud harjutud nii noori veel nägema, jumalateenistusi ja talitusi pidamas. Jaan Kiivit oli siis nagu vanuse poolest minu järgmine, teised olid juba vanemad ja auväärsemad. Ja et võib-olla see, et selline omamoodi huvitav kogemus, et üks noor inimene on ka nagu suure sinna koguduses, tuleb, peab talitusi, aga mis on kergem, mis on raskem, noh, seda võib ka mitut pidi võtta, see on niisugused objektiivsed asjad ja võib-olla ka sellised subjektiivsed asjad. Töö on ikka samasugune tegelikult, jumalateenistuse pidamine, jumalateenistuse võib-olla liturgilised erinevused on praegu, noh, see on hoopis teine plaan, aga inimesed, kes tollel ajal käisid kirikus, noh, nemad tundsid nagu seda kiriklikku tausta rohkem, võib-olla kui nüüd tänapäeva noored inimesed, nooremad inimesed, kes tulevad, nendel tuleb võib-olla seda alles õpetada, juurutada sisse ja kui teil on siin õnneks praegu nüüd sellised nädalasiseseid missad, kus inimesed juba ka selle kaudu saavad rohkem kirikus käia, saavad nagu kaasa haaratud sellesse, mis toimub, ei ole võõras. Tollel ajal ju tõepoolest inimesed, kes julgesid ju kirikus käia, ma mõtlen päris algusaastaid, ega need olid sellised ikkagi kindlad inimesed, keda ma pühapäevast pühapäeva kirikus praktiliselt nägin, nad käisid alati siin ka siis kirikut koristamas, olid teatud sellised seltskonnad või meeskonnad ja siis ka kirikutöö tegijaid oli ikkagi väga vähe näputäis vanemad inimesed, juhatuses olid ikkagi sellised soliidsed vanad härrad. Nii et nemad olid ikka sellised omamoodi kiriku sellised patroonid omas mõttes ja juhtisid vägesid ja olid õpetajatele väga palju toeks ja muidugi mina olin nagu teises nii-öelda ešelonis siin, et peaõpetaja ametlikult ei olnud küll peaõpetajad, oli esimene ja teine pihtkond, aga ikkagi vanem õpetaja oli see, kes nagu rohkem vastutas selle eest, et võib-olla mul oli vähem vastutust. Et mis võib-olla minu ja Kaarli aega ja praegust aega iseloomustab, kui ma läksin 92 suvel siis Raplasse, seal tuli siis kogu see vastutuse koorem enda peale võtta, mida ma olin näinud enne teiste pealt, et ma sain teatud mõttes nagu natukene võib-olla kergemat põlve siin, kuigi talitusi oli palju ja toimetamist oli palju, aga võib-olla see vastutuse koorem on natuke väiksem. Aga see on seotud nüüd selle Nõukogude ajaga või Eesti ajaga, see on lihtsalt seotud selle ametikohaga. No ega jah, ma ise nagu, olles küll tulnud kirikumehena nii-öelda selle nõukaja lõpus, siis ma ise arvan ka, et seal kindlasti teatud selliseid erisusi oli, aga just nagu sa ütlesid ka, et töö on jäänud ju oma olemuselt nagu samaks. Ja mina olen nagu selles mõttes nagu õnnelikus olukorras, et mina olen näinud ka seda poolt, mida teie pidite siis sellel ajal koos Einarsoonega nii-öelda käima lükkama, ehk siis ju mitte ainult, et oli talitusi rohkem, vaid siis hakkasid siin käima mingisugused lapsed ja siis tulid mingid pühapäevakooli õpetajad ja siis tulid mingid noored, eks ole, kes hakkasid oma tahtma veel sinna juurde ja nii edasi. Ei olnud ju ruume, ei olnud ju kusagil ka neid asju teha, mida oli vaja kirikul teha ja võimalust teha, need oli ka kuidagi leida ja siis lahendada need probleemid ära, et kes kus saab milgi ajal olla. Ja muidugi siis, kui see välisabi veel tuli, siis tuli ju teatud hulk inimesi ka tänu sellele kirikusse ja need on jälle sellised omaette huvitavad ajad, et mis võib-olla ajaloost tagasi vaadates siis võib-olla on huvitav jälgida, et kuidas see kiriku elu ja tegevust mõjutas. Numbrid kasvasid, aga need numbrid hakkasid tegelikult juba mõne aasta tagant ju kukkuma jälle tagasi. Kas nad päris kohe selle eelsele tasemele, aga praegu, nagu sa ütlesid ka, et ütleme, et teatud numbrid on mõnes mõttes sellised buumi eelsel tasemel. Jah, ja selles mõttes see laste ja noorte tulek ju ka kirikusse pani selle oma surve veel ka vaimulikele peale, sest ega ju Usuteaduse Instituudis tollel ajal ei õpetatud eraldi lastetöö tegemist või noorte töö tegemist, et neid väljakutseid ilmselt oli teil tegelikult päris palju, just nimelt nagu ma eelpool ütlesin, et tulid mingid pühakooli õpetajad, kes tahtsid hakata lastetööd tegema, mingid noored, kes veel tahtsid oma osa saada. Nii et ma mäletan, et ikkagi ühel hetkel ka vaimulikud mingit jaotust tegid, et kas sina mitte nii-öelda ei vastutanud laste ja noorte töö eest, nii-öelda. Tinglik jah, vastutus, aga tõepoolest, et selles koolis ju ei olnud ju mingisugust võimalust ka saada mingeid erikursusi ja nii palju, kui sul endal mingisugust annet või oskust oli, mina olen küll pärit kristlikust kodust, aga tollel ajal mingisugust laste ja noorte tööd ei tehtud. Olid ikkagi, kodusid palvetunde peeti, mul oli kirikutöö oli tuttav, see oli ka see, miks ma ei kartnud võib-olla ka nii suure koguduse vaimulikuks tulla, ma ei tulnud õnneks üksinda või teise pihtkonna õpetaja oli juba ees,
aga et mul olid nagu paljud sellised traditsioonilised asjad tuttavad, no mu vanem vend oli kirikuõpetaja, aga just need uued asjad, et mismoodi läheneda lastele, kes tulevad, või noortele, kes tulevad leeri, ja nendele, kes tulevad lasteaialt laulatada, et nendeks ka kuidagi saaksid koguduse liikmed ja vot need, see on sellised asjad, mis võib-olla kripeldavad natukene, et sa tegid lihtsalt nii-öelda sellist tööd, nii-öelda noh, mingisugust rutiin, hakkas juba rutiin tekkima ja noh, et see nagu mõnes mõttes nagu pärast tekitas sellist omamoodi noh, natuke süümepiinu, et sa tegid nagu mõnes mõttes sa tegid nagu natuke võib-olla tühja tööd selles mõttes, et sa tegid ära, aga sa nagu ei vastutanud selle eest, et mis nendest inimestest nüüd saab. Et me leeritasime mitte kirikusse sisse, vaid kirikust välja, see on ka üks selline omamoodi huvitav fenomen, aga noh, muidugi paljud inimesed on küll tulnud tagasi ja tänapäeva aeg on võib-olla see, et toob tagasi neid, kes võib-olla siis tollel ajal käisid leeris, ja nüüd paarkümmend aastat hiljem võib-olla on ka see hoopis selline. Ja mingi selline mõju kindlasti on, ütleme, et see jälg on nagu maha jäänud küll, et ega tänaste leerilaste hulgas, kes on sellised 25-30 aastased, päris tihti ütlevad seda, et minu vanemad on siin kunagi leeris käinud ja ma olen ise kunagi lapsena siin ristitud just nimelt selle 90. aastate alguses, nii et ütleme, et see sidusus on ikkagi mingisugusel moel olemas. Aga noh, eks see on ilmselt nagu olnud paratamatu. Ja 92. aasta oli see aasta, kui sa läksid ära Raplasse, seal oli õpetaja Esara Rahula, kes oli jäänud pensionile ja see kogudus oli tollel ajal päris suur ja sinna sind kutsuti. Nüüd sa oled siiamaale seal ametis olnud ka 2 torniga kirikus, nii et selle suhtes on midagi sarnast. Avarust on ka, noh, ta on küll natuke väiksem, aga samamoodi avar ilma sellise sammastikuta, nagu teda sageli on. Aga ma tahaksin su käest küsida, et sa oled nüüd Kaarli kogudust vaadanud ilmselt kõrvalt ka ju nende aastate jooksul seda kulgemist ja nii edasi. Kuidas sulle tänasel päeval Kaarli kogudus kõrvaltseisina nagu näib, et kuidas sina näed Kaarli kogudust? No, see on võib-olla natukene pretensioonikas küsimus, et ega ma ausalt öelda eemalt vaadates ju väga sisse ei näe. Ma võib-olla näen seda, mis võib-olla kuvandit, see on kuidas kuvand. Ja, ei, muidugi selles mõttes mul on hea meel, et sa oled olnud nii pikalt ka siin ongi sinu esimene koht ju, ja tulid siia, alustasid kirikumehena, et ka teinekord on see väga hea, et alustada mingisugusest teisest tasandilt ja siis nagu tulla üles nüüd sammu haaval, et sul on nagu kõik need astmed, mida peab kirikus tegema, sa oskad võib-olla seda paremini näha ja sidustada neid inimesi ja neid ameteid ja töid panna ja leida vajalikke inimesi ja vajalike annetega inimesi teatud kohtade peale. No ära nüüd mind väga kiida, et räägi seda kuvandit. Seda küll, aga ega see kuvand ongi see, et siin teil on tööjõudu, tähendab, teil on küll 2, ütleme siis, õpetaja siis organisatsiooniga inimest, aga teil on mitmeid diakone, kes samamoodi suudavad teha ja saavad teha ka õpetajatööd oma nii-öelda võimaluste piirides. Teil on jumalateenistusel väga palju abilisi, kes siis kaasa teenivad, nii et seda on alati hea vaadata, kas ma olen ise siin olnud külas või vaatan teinekord videosed, et jumalateenistus ei ole mitte liiga ühe õpetaja keskne. Et just ka see on üks oluline asi, ma olen seda üritanud ka oma praegust koguduses teha näiteks leerilaste puhul, et kutsuda neid mitte ainult jumalateenistus osalema või istuma, vaid ikkagi panna lektsioone lugema, raha korjama, mis tahes asju, et sellega kuidagimoodi nagu kasvatada neid ja üritada kaasa tuua. Nii et minu meelest Kaarli kogudus on ikkagi Eesti lipulaev selles mõttes, et ta on kõige suurem, kirik suurem, kogudus suurem, nii et ma arvan, et see töö, mis siin tehakse ja kõik see, kui sa vaatad, mis kirikuremont, samal ajal jumalateenistused toimusid, oreliremont, kõik sellised asjad, et kõik toimib, peaaegu iga päev toimub midagi siin, juba see on üks selline hea märk, nii et sellist indu ja peale hakkab kool, lasteaed, jällegi, selline asi, mis teeb ühele kogudusele tegelikult ikka väga suurt au, aga muidugi suur linn on ka taga, et siin peabki olema vähemalt üks selline kogudus, kes suudab ka sellisteid asju katta. Nii et ma usun, et igal vaimulikul on oma selline karisma, mida ta siis suudab nagu ise välja elada
ja mida ta võib-olla suudab ka teistest nii-öelda noh, panna töötama, neid elama, tegutsema. Nii et ega ma ei taha olla ja ma ei oska ka olla. Mul ei ole ka niimoodi, et ma oleksin väga teadlik kõigest, mis siin toimub siseselt, aga noh, niimoodi eemalt nähes, et töö toimub ja muusikatöö ja kõik, see on väga heal tasemel, nii et minu meelest selline asi on väga paljudele eeskujuks. Nii, suur tänu tulemast, Mihkel. Saime natukene teada sellest sinu siin olemise ajast ja see jäi peaaegu 10-aastaseks, ehk siis 9 aastat, kui ma nüüd kiiresti peast arvutan, 83, 92. Pool kuud vähem kui 9 aastat. Nii et peaaegu 9 aastat ja 9 aastat siin ja kindlasti see kogudus oma sellise tempokuse ja kõige nende ettevõtmistega oli ka sulle selliseks heaks hüppelauaks oma edasistele tegevustele. Nii et jõudu sinna Raplasse meie poolt ka ja usun, et need, kes meid vaatavad, on hea vaadata ja meenutada ka neid aegu, mis sinul siin on oldud, et neid inimesi on tegelikult päris palju, kes ka sind ikkagi mäletavad ja teavad, kuigi sellest on pea 3 aastakümmet möödas. Ja siiani on mul täiesti kogemus see, et inimesed, kes on kunagi minu poolt näiteks siin ristitud, on tulnud hiljem ka Raplasse, lasknud seal oma muid talitusi teha, nii et selles mõttes selline inimestega head kontakti leidmine selles ametis on väga oluline ja kui nagu peetakse nagu selles mõttes oma õpetajaks, aga ei peeta selles mõttes oma õpetajaks, et tahetakse olla seal selles koguduses, kus see õpetaja läks, vaid ikkagi jäädakse oma kogudusse, nii et selles mõttes ka see oma koguduse tähendus sõltumata õpetajast peaks olema ikkagi primaarne. Seal on lihtsalt üks häda sellel, kui nad tulevad. Ka minul on juba hakanud juhtuma neid, et keda ma olen lapsena ristinud, siis ma olen leeritanud, laulatanud ja nüüd hakkan nende lapsi ristima, siis nende pealt saad aru, kui vanaks sa tegelikult jäänud oled. Aga aitäh sulle, Mihkel, tulemast ja aitäh rääkimast. Suur tänu kutsumast ja lähme edasi. olge hoitud, õnnistatud, aitäh. Ja sulle ka.